et see on okei. See on okei, et on erinevad teooriad ja põhjus, miks see on okei, on siin slaidil kirjas. On peaaegu, et möödapääsmatu paratamatus see, et mudel peab olema lihtsam kui päris maailm. Kui mudel on sama keeruline kui päris maailm, siis ei ole tast enam kasu. Minu nimi on Ander Uusberg, töötan Psühholoogia instituudis afektiivpsühholoogia kaasprofessorina ja mul on olnud hästi suur rõõm juba mõned aastad tagasi välja töötada selle kursuse selline kondikava. Ma mäletan, et üks minu olulisemaid ajejõudusid oli mu enda frustratsioon, mida ma mäletan sellest ajast, kui ma psühholoogiat õppisin. Me alustame psüühika põhifunktsioonide kursusega. Seda sissejuhatavat kursust disainides oleme me püüdnud leida sellise vaatenurga psühholoogiale ja psüühikale, mis mitte ei säästaks teid sellest segadusest, see tuleb, sest see on päriselt olemas, sellepärast et psüühika ja aju on keerulised ja neid võib kirjeldada mitut moodi, aga et mis võib-olla annaks teile sellise nagu kaardi või maakaardi enne, kui te sukeldute sellesse, et kuidas asjadest võib mõelda, et teil oleks mingisugune pilt sellest, et mis see psüühika üldse on. Ja mulle tundub, et see selline funktsionaalne lähenemine, mis me oleme valinud, võimaldab seda teha. Et psühholoogiat on hea avada küsimusega, et mis on aju ja psüühika otstarbed. Ja see on mõistlik sellepärast, et funktsioonid on olnud loodusliku valiku objektiks, aga isegi kui me sinna evolutsiooni kinni ei jää, et siis lihtsalt sellise pöördprojekteerimise ettevõtmise raames see, kui ma mõtlen selle peale, et miks mingi asi on tehtud, aitab mul sellest asjast aru. Ja mitte, et see funktsiooni mõistmine annaks kohe paugu pealt lahenduse kätte, aga ta aitab seda küsimust nagu suunata, raamida ja toimib sellise maakaardina. Nüüd loodetavasti on teie intellektuaalsed süljenäärmed juba pulbitsevad sellest, et mis funktsioonid need siis on, mida sa oled meile reklaaminud. Ja need on nüüd need 6 ideed, mille ümber see kursus keerleb. Üks psüühika keskne funktsioon on info vastuvõtmine või lihtsamalt öeldes sisend. Puudutab seda, kuidas toimivad meeltesüsteemid ja kuidas nendest meeltesüsteemidest saabuv informatsioon pannakse kokku selliseks terviklikuks tajumuljeks. Teine funktsioon, mida siis kõik psüühikaga organismid vajavad, on mingisugune viis keskkonda mõjutada, mis tuleb põhjalikuma vaatluse alla, on see, et mismoodi aju juhib kogu meie keha, mismoodi toimub liigutuste esile kutsumine. Kolmas asi, mida vaja on võime otsustada. Võime mõelda koos ja ilma töömäluta. Ja selle all sisuliselt pean silmas seda, mida sageli nimetatakse selliseks nagu teadlikuks või alateadlikuks mõtlemiseks või tehnilisemalt nagu kontrollitud ja automaatseks mõtlemiseks või infotöötluseks laiemalt. 4. funktsioon on mälu ja erinevad õppimise liigid, ehk siis see, et kui meil on mingisugune kogemus, mis mõjutab meie käitumist, et kuidas ta sinna on saanud. See on siis juba 5. on sellele süsteemil vaja, et on mingisugune kood, milles infot representeerida niimoodi, et seda infot saab kasutada. Vaatame, et missugused need erinevad info representeerimise peamised viisid on. Üks neist on keeleline, või selle keelelise kõrval on ka mittekeeleline. Ja kursuse viimases plokis jõuame siis motivatsiooni ja emotsioonide teema juurde või mõnes mõttes vajaduse ja tunnete teema juurde. Meie
nagu kogemus ja üsna tugev veendumus on see, et selle kuue kaupa vaatamine avab igas ühes hästi nagu põnevat ja tegelikult ka nagu ellu puutuvat sisu. Kuidas sellel kursusel õppida? Kursuse struktuur toetub teaduslikule analüüsile. Ta on hariduspsühholoogid ühel hetkel võtnud kokku 700 erinevat uurimust, kus kirjeldatakse või käsitletakse erinevaid viise, mida inimesed kasutavad õppimisel. Ja need autorid on leidnud 10 niisugust õppimisvõtet ja siis nad on otsinud ka empiirilisi uuringuid, mis on püüdnud nende õppimisvõtete efektiivsust hinnata. Ja nüüd püüdes nendest printsiipidest lähtuda, on selle kursuse mõned kandvad ideed. Pakume teile võimalust ennast testida, kas või lõputult. Me oleme selle materjali jaganud kogu semestri peale laiali ja pannud neile üsna konkreetsed tähtajad. Me püüame sama sisu erineval moel avada ehk et luua vaheldusrikkust. Ja nüüd üks asi, mis siin otseselt selles eelmises nimekirjas välja ei tule, aga mis mulle tundub endale või meile, et on väga tähtis, on see, et eriti arvestades kogu seda vaheldusrikkust ja nende ideede paljusust, et oleks väga selge, mis on eesmärk, et ma teaksin, mis see on, mida me nimetame õppimiseks. Tervist! Minu nimi on Ville Ehe ja ma tahaksin täna teha midagi väga ebaeestlaslikku. Nimelt kiita. Ja kiita Ander Uusbergi, kes tegi koos oma meeskonnaga Tartu Ülikoolis sellise kursuse nagu psüühika põhifunktsioonid. Igal sammul oli tunda seda, kuidas Ander oli läbi mõelnud, kuidas oleks kõige lihtsam ja efektiivsem siis õpitud omandada. Ehk siis erinevad astmed alates loengust, konspekti koostamisest kuni siis enesetestide ja kontrolltöödeni välja. E-õppevahenditest jäi mulle kõige enam meelde näitevõistlus, sest just sellele võistlusele oma peas süttinud lambikese taga olevat representatsiooni mõttega kirja pannes hakkasid paljud asjad minu jaoks selginema. Kokkuvõttes polnud kursus sisu poole sugugi kerge, sest uut oli palju, aga raud oli erinevate tegevuste tõttu kogu aeg kuum ja see aitas fookust hoida. See kursus puudutas mind sarnaselt nagu juhtub siis, kui näed mõnda head filmi. Siis sa uurid välja, kes on selle režissöör ja püüad näha või vaadata siis kõiki järgnevaid tema filme. Nii et kui Ander oma tiimiga mõne muu kursuse disainib või ka seda kursust edasi arendab, siis ma pean tunnistama, et ma tahaks sellel osaleda. Mis siis, et ma selle juba läbisin.